Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele ja aitäh kõigile, kes on tulnud selle YouTube'i kanali tellijaks. Ja muidugi suur aitäh kõigile, kes ka Facebookis on juba Ortonomi aiapäeviku lehe üles leidnud, et olete ka sinna väga oodatud minu tegemisi jälgima. Ja fakt on see, et kevad ikkagi tuleb, kuigi hetkel tundub see veel natukene uskumatu siin veebruari alguses. Aga me saame ju tegelikult juba alustada ettekasvatusega ja eks õige pea saame ka hakata otsekülvi õue tegema, et me lõpuks ikkagi saame need näpud mulda. Aga enne mina sel aastal otsustasin, et ma teen kevadel korraliku inventuuri oma seemnevarus ja siis sellised vanemad seemned, mis ma leidsin, mis on mul lihtsalt nagu oma vajadusest sõltuvalt seisma jäänud, et ma nendel vaatan ka idanevuse põhjalikumalt ära, et siis ma tean, milliseid seemneid mul päriselt ka juurde on vaja osta, et ma siis ei koguks jällegi juurde neid seemneid, mida ma ei jõua ise ära külvata. Aga eks ma olen ka taimevahetusse vahele seemneid andnud. Ja minul meeldib teha seda sellise krippkoti sees, millel on see sulgur, et siis ma saan vahepeal siit nii-öelda õhku juurde lasta. Ja mul on siia koti põhja pandud salvrätik, mille ma olen siis märjaks teinud ja siis need seemned siia peale pannud. Ja ma teen seda just selliselt, mitte salvrätiga alustaldriku peale on sellepärast, et minul kipuvad need alustaldrikud ikkagi üsna ruttu läbi kuivama ja ma ei jõua kogu aeg jälgida seda. Ja kui seeme, mis ei ole veel nagu välist idanemise märki näidanud, et ta päriselt nagu on idanemisvõimeline, vahepeal läbi kuivab, siis me saame lihtsalt tegelikult vale tulemuse, et me arvame, et ta enam ei idane. Aga sellises koti sees on seda nagu kindlam teha. Ja kuna mul ei ole ka siin veebruari alguses plaanis ühtegi idanenud seemet päästma hakata, siis see läheb kogu täiega prügikasti ja see on okei, sellepärast et see krippkott on ka ise tegelikult taaskasutuses mul. Ja kui nad siin natukene lähevad ligaseks ja võib isegi hallitama minna, siis mul ei ole nagu kahju. Ja seemneid ka siia ma panen täpselt nii palju, kui mul parasjagu mõistlik tundub ja kui suur parasjagu see ports on, mis mul siis on alles seisma jäänud. Et siin mul on näiteks üks kõrvits. Et ma olen muidugi nii tubli olnud, et ma olen see sildi pannud, et see on Hokkaido kõrvits, ise olen selle seemne võtnud. Ja siin on näppu täis neid. Ja siit ma panin tegelikult 4 tükki kasvama, aga mida mul seal sildi peal kirjas ei olnud selle seemne võtmise aastat. Nii et ka mina õpin oma puudujääkidest, aga kuna see on beebitoidu purgi sees, siis ma arvan, et siin on selline 5+ aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Ja ma panin 4 seemet siia ja ühele ma vajutasin peale ka ja näha, et ta on piimale läinud, mis tõttu siis ei olnud lootustki, et see seeme idaneb. Ja 4 seemnest on 1 siis idu välja ajanud. Et siis ma enam-vähem oskan öelda, mis see idanevus võiks olla, et 4-st 1, mis ta siis on 25, eks ole. Aga et ma ka ära ei unustaks, siis ma siia purgi peale kirjutangi, et 1 seeme 4-st idanes, et siis ma tean ka, kui ma külvama hakkan ja see juhtub umbes aprillis, et siis ma tean, et võin julgelt väga palju rohkem neid seemneid panna idanema, et ma tahangi tegelikult nüüd jalust ära saada. Ja mis siin siis veel on? Siin on mul üks ilus roheline hunnik. See on üks basiiliku seeme, mille ma olen kuskilt saanud ilma sildita ilmselt mõne hea sõbra käest. Ja tema on ikka väga hästi kasvama läinud, nii et seda basiilikut pole mul vaja juurde osta. Ja siin all on 4 kurgiseemet. Et mul oli üks kurk, mis nagu selle paberi järgi säiliks 25. aasta alguseni, et on nüüd aasta vana, aga eks seemnetel on ka niimoodi, et ega nemad ju kalendrit ei tunne ja kõik seemned tegelikult väga vähestel liikidel siis see idanevus langeb nii drastiliselt, et järsku läheb see idanemisvõime nulli. Ja siin mul oli 4 seemet ja nendest 3 idanesid ja samamoodi ma panen siia kirja endale markeriga, sest et muidu ma jälle unustan. Et ma tean, et seda sorti mulle juurde pole vaja osta. Aga kui ma selle niimoodi, siin on kuskil ma sõrme järgi tunnen, siin on mul 30 seemet veel, et kui ma siin 4 seemnega ära proovin, siis ma juba tean, et kui palju mul on lootust neid taimi ka saada, et kurgi puhul on ju ka ikkagi oluline, et see seeme saaks õigel ajal mulda. Mis mul siin selle veega täiesti sassi on läinud on see, et kõik salatiseemned on siin pilla-palla läinud, aga sellest pole midagi. Mul ei ole siin niikuinii vaja neid kokku lugeda. Ma arvan, et ma panin siia kuskil 50-60 seemet ja nendest pole mitte ükski idanenud ja kui ma siia peale ka vajutan, nüüd mul muidugi vett ka siin rohkem, kui võib-olla vaja oleks, siis nad on piimale läinud, nad pole idanenud. Nii et see pakk, mis mul siin oli, seda aroomasalatit, selle ma võin komposterisse panna.
Ja sama lugu on ka siin ühe lehtpeediga, need on niisugused suured seemned ja mul olid siin ka koriandriseemned, mille ma leidsin kasvuhoonest ja nemad ka ei ole idanenud. Et kui sul on niimoodi juhtunud, et sul on seemned jäänud, üks koriander on idanenud. Kui sul on niimoodi juhtunud, et sul seeme on jäänud kasvuhoonesse ja seda meil ikka tuleb ette, siis tea seda, et seemned tegelikult külma üldsegi ei karda. Aga mida nad pelgavad ja mis võib nad nii-öelda ära eelidandada näiteks sügise poole on siis, kui nad on niiskust saanud. Et ka sellised seemned tegelikult võib korra tuua tuppa ja üle vaadata, aga kui nad on olnud sellises heas taassuletavas pakendis, siis tõenäoliselt ei ole ka kevadeks nendega mitte midagi juhtunud, aga sellise lihtsa testiga tegelikult me saame nagu väga kiiresti selle vastuse, et kui me päriselt külvi hakkame tegema, siis mida me sealt loota võime. Aga ma natukene sobrasin veel oma seemnetes ja mul on siin mõned seemned, mida ma olen ise kogunud, mida ma pole poest ostnud, et siin on mul magun, mida me rahvakeeli mooniks nimetame. Siis mul on siin ühed päevalilleseemned, ilmselt ma olen nüüd kuskilt põllult virutanud, kellegi põllult. Ja siin on habenelk, kes on siis see 2-aastane hästi ilus lill. Ma olen siia seekord pannud aasta arvu, et ma olen need 21. aastal võtnud, et ma mõtlesin, et ma nendel ka tegelikult vaatan üle, et mis nende idanevus on. Et siis ma tean ka juba ette planeerida ja mul on jällegi siin seesama liukorba krippkott. Mul olid siin enne ühed teised asjad sees, aga kuna ta on natukene kriimustada saanud, siis ma nüüd kasutan selle idanevuse testimise juures ära. Ja siis mul on jõuludest jäänud üks salvrätik. Keerasin ta lihtsalt teistpidi, et see heledam pool oleks väljas. Et siis paistavad seemned paremini välja, siis ma näen pärast, mis ma siin teinud olen. Ja siis ma lihtsalt natukene panen siia seda vett juba praegu. No muidugi see muster tuli välja, aga sellest pole midagi. Kuna mul on seekord sellised hästi suured seemned, siis me saame kenasti hakkama. Ja nüüd ongi kõige lihtsam osa on see, et ma lihtsalt proovin neid siit natukene kätte saada. Ja ega see ei pea ka nüüd siin nagu teaduslikult täpne olema, et ma pean 100 seemet loendama, et siis ma saan alles selle protsendi teada. Et ma vaatan, palju mul neid seemneid on, neid päevalille seemneid on mul palju. Ja ma arvan, et need on ka juba, ma ei tea, 4-5 aastat mul siin olnud ja ega ta kauem ei tohikski oma idanevust säilitada, siis ma tegelikult panen siia sellise, mis ta siin praegu on, siis 2, 4, 6, 8, 10, 15 seemet umbes ja sellest piisab, et siis ma saan nagu enam-vähem teada, et kas pooled või sellest vähem idanevad ja siis ma võtan seda habenilki samamoodi, seda mul ka päris palju. Et tema puhul ma just mõtlesin seda, et kuna ta on mul tükk aega tagasi kogutud, ma panen seda ka palju siia, et siis ma saaksin selle veel oma sõpradele ära jagada ja ise siis järgmine aasta võtta uuesti seemet endale. Ja moon, tema on ka valgus idanema, temale peaks see salvräti peal idandamine väga hästi sobima. Ja tegelikult ma olen ikka vahetevahel seda idanevuse testi teinud ja enamus meil levinud köögiviljadele ja lilledele selline idandamine sobib. Eks muidugi mõne näiteks laugu või sibula puhul peaks mõtlema, et kas temal on näiteks vajadus selle jaheda perioodi osas. Et siis neid asju nagu peaks võib-olla natukene kirjandusest juurde vaatama, aga enamus köögivilju, mida meie oma aedades ja kasvuhoonetes kasvatame ja lilli, neid saab niimoodi testida. Ja panen peale kuupäevad, täna on 2. veebruar. Ja siis ma tean, et tundes ennast ma pean ikkagi asjad kirja panema sellepärast, et ma arvan, et ma mäletan, aga loomulikult ma ei mäleta. Samamoodi nagu, et kui ma olen selle kurgi idanevuse üle vaadanud, siis ma panen siia kirja, palju siin idanes. Nii et ma loodan, et sinule ka on see kasulik teadmine, et me tegelikult saame olla targemad ja natukene ka ennast nii-öelda vaos hoida ja minna ka seemnepoodi ikkagi täpse nimekirjaga, et mida meil päriselt ka on vaja juurde osta. Ja loomulikult lubame siis endale midagi sellist ka, mida me varem kasvatanud ei ole. Nii et mina jään nüüd ootama ka seda oma korjatud seemnete tulemust, eks ma siin 1-2 pärast tean täpselt. Ja sinule soovin ma ilusat hooaja algust ja toredat aiandamist.